issand, nii tähtis teema, pidin kohe nagu juuksed kinni panema. Aga miks me siin jälle niimoodi istume ja oleme? Põhjus seisneb ju tegelikult nii mõneski teist endis. Nimelt teist päris mitmed on pöördunud minu poole nii armsalt, et Liina, need vlogid on nagu toredad küll, aga millal jälle neid õpetlikke videoid näha saab? Millal tuleb see podcasti moodi sisu jälle? Millal? Ja ma täiesti mõistan teid. Mulle endale meeldivad ka kõige rohkem tegelikult. Ma vaatan küll palju vloge, aga ma naudin kõige enam neid YouTube'i videoid, kus päriselt peitub võib-olla ka mingi väärtus või millest ma saan ise ka mingit kasu. Nii et ma saan teist väga hästi aru. Nii et siin ma olen tagasi tugevamana kui varem oma lemmik teemaga, sest ma tundsin, et nüüd on õige aeg rääkida teile natukene motivatsioonist, distsipliinist ja oma lemmikteemast, aja planeerimisest. Ausalt, ma ei tea, kas on veel paremat aega tegelikult kui praegu, sest et suvi on vaikselt lõppemas, sügis on juba vaikselt uksele koputamas. Selline suve lustimine tuleb asendada taas sellise nutika töötamisega, ma ütleks, et ei tekiks stressi, ei tekiks ärevust ja me saaksime oma asjad tehtud. Nii et let's go. Nii et sügis on tulemas, tahaks jälle korralikult trennis käia, tahaks mingeid huvitavaid võib-olla projekte teha, võib-olla tahaks hakata jälle raamatuid lugema, mingite hobidega tegeleda, samas tahaks ka pere jaoks aega leida, aga kuidagi tööl hakkab tempo peale. Et kuidas siis kõike seda hallata, kuidas leida motivatsiooni ja kuidas leida aega puhkamiseks. Kõigepealt ma võib-olla korraks räägin taustast, kes mina olen, sellepärast et võib-olla mõned teist on siin täiesti esimest korda ja mõtlevad, et kes see tšikk siin on, kes istub ja jubedalt hakkab targutama. Aga tegelikult mul on hea meel, et sa siia tulid. Minu nimi on Liina. Ma loodan, et sul on seda videot vaadata kasulik. Ma loodan, et sul tekib siuke mõnus tuju, sul tekib võib-olla endal motivatsioon. Nii et ma soovitaks vajutada juba kohe ära subscribe, aga kui sa ikkagi tunned, et sa ei ole selleks veel päris valmis, siis anna mulle see võimalus, vaata see video lõpuni ja vajuta siis subscribe. On ju, oleme kokku leppinud. Minult on ikka jälle küsitud, Liina, kuidas sa seda kõike jõuad? Mul on siis 2 last, üks neist on selline vägev toddlerpoiss, kohe septembris 2-aastaseks saamas, et kellel on pojad või väiksed vennad, need ilmselt teavad, et poistega see elu on natukene teistsugune. Nad tahavad mürada, nad tahavad joosta, nad tahavad rahmeldada, nendega tuleb käia õues. Nii et tegemist nendega on ja mul on ka 9-aastane tütar. Nii et sellist perega aega ma ise väärtustan väga palju. Nii et see on ka üks põhjuseid, mis ma tunnen, et see aja planeerimine mängib väga palju rolli, et kui on nii-öelda puhkeaeg või vaba aeg, siis minu eelistatud tegevus on kindlasti perega koos aega veeta ja et see koos aega veetmine oleks selline nagu väärtuslik ja ma oleksin 100% kohal, mitte ei keriks peas mingisuguseid nimekirju, mida kõik on vaja teha, siis see aja planeerimine on minu arust selline võtmetegur. Lisaks mul on täiskohaga töö, ma töötan lennujaamas, üsna sellises turbulentses keskkonnas, ma ütleks, selles mõttes, et lennundus on nagu ta on ju, iga päev kindlasti ei ole täpselt sama. Nii et omamoodi stressiallikas. Lisaks on mul muidugi kodu, mis vajab hoolt ja armastust, sest et üks olulisi elemente
kõiges selles, et ma oleksin võib-olla nagu rohkem struktureeritud ja motiveeritud, on see, et minu keskkond, kus ma olen, on korras ja puhas ja et see nii oleks, siis selleks tuleb ka aega leida. Siis ma tegelen natukene sotsiaalmeediaga, mõned teist ilmselt teavad. Mõned sotsiaalmeediaprojektid tuleb teinekord enda ellu ära mahutada. Ja siis on muidugi mul see YouTube'i kanal, kus ma ikka olen endale eesmärgiks seadnud 1 video nädalas ikkagi välja panna. Ja no tagatipuks prooviks trennis käia ja nüüd sügisel ka ülikoolis õpinguid kenasti alustada. Ehk siis kuidas see kõik minu ellu mahub ja millised süsteemid ma olen enda jaoks nagu loonud ja milliseid kavalaid nippe ma teinekord kasutan, et ennast motiveerida. Sellest täna siin siis räägimegi ja neid nippe ma hea meelega teiega jagan ka. Ma väga loodan, et ehk võtad sinagi mõned neist kaasa ja võib-olla implementeerid enda ellu, et sa saaksid oma elu üle võib-olla parema kontrolli ja seeläbi võib-olla jõuda ka natukene stressivabama eluni ja natuke rahulikumalt asju võtta ja päriselt neid vabu hetki siis nii-öelda nautida. Nii et kui see on teema, mis sind kõnetab, vähemalt pooltki nii palju, kui see mind kõnetab, siis let's go. Alustame kõigepealt sellest, et mis on distsipliin ja mis on motivatsioon. Tihti me ootame justkui, et kui motivatsioon tuleb, siis ma hakkan tegema. Aga tegelikult motivatsioon on justkui tagajärg võib-olla isegi. Aga mis meid elus tihti edasi kannab, on tegelikult raudne distsipliin. Sest see viib edasi nendel hetkedel, kui seda motivatsiooni ei ole. Motivatsioon on siis justkui nagu tunne. Distsipliin on tegelikult harjumus, otsus ja tegutsemine. Kui sa nendel kahel nii-öelda natukene juba vahet teed ja aru saad, et motivatsioon ei teki kuskilt niisama ja see motivatsioon tihti on meie enda kätes, aga sinna peab eelnema natuke mingisugust tegevust nii-öelda. Ma tahaksin, et sa oleksid enda vastu hästi aus. Sest et kui me enda vastu ausad ei ole, siis tegelikult me kuhugi edasi ka ei liigu. Seda ma olen ise oma elus õppinud küll ja küll. Aga kust minu selline teadlik võib-olla aja planeerimine alguse sai, oli see, et ma sain aru, et okei, kui ma midagi ei mõõda, siis ma ei teagi, kus see nii-öelda kaob, ehk siis ma räägin ajast. Kui ma oma aega sisuliselt tegelikult ei mõõda nii-öelda, kuhu ma midagi kulutan, siis mul justkui ongi kogu aeg selline tunne, et mul ei ole aega. Aga tegelikult, kui sa nüüd võtaksid ette, ütleme 2-3 päeva, vähemalt ühegi võiksid teha ja hakkaksid kirja panema näiteks, kuhu sinu aeg läheb, mida sa iga päev päriselt teed, kuhu sinu aeg läheb. Ja siin ei aita muud, kui olla enda vastu nagu räigelt karmilt aus. Näiteks vaata oma screen time'i telefonis. See oli minu jaoks üks võib-olla karmimaid selliseid peegleid, mis vastu vaatas. Ehk kui palju aega ma tegelikult kulutan selleks, et sisuliselt elada teiste elu. Ja sellest ei ole minul endal mitte mingit kasu. Võib-olla teinekord isegi hoopis kahju, sest et nagu me teame, siis sotsiaalmeedial on omajagu varjukülgi ja üks neist kindlasti on see, et me kipume ennast võib-olla teistega võrdlema. Nii et sisuliselt ma kulutan tunde selleks, et scrollida kuskil. Minul TikTok ei ole, aga ma tean, et väga paljud ikkagi veedavad aega seal. Minu screen time oli kardinaalselt suur ikkagi Instagram ja YouTube on ju. Et ma veedan seal väga-väga palju aega
lihtsalt selleks, et scrollida ja tegelikult võib-olla tunda ennast halvemini kui ennem. Ehk siis, kui sa oled enda vastu aus, vaatad enda screen time'i üle, paned kirja, palju sul läheb aega, ma ei tea, mingi sarja vaatamisele õhtul, siis tegelikult let's be honest, meil on aega, me lihtsalt paneme seda mingitele muudele tegevustele ja siis tekib tunne nagu, mul ei ole aega täna trenni minna. Aga mida sa siis tegelikult tegid? Mina oma päeva nii-öelda mõõtma hakkasin, siis ma sain aru, et selline vastus kellelegi või kas või iseendale, et mul ei ole aega, ei päde. Et see on tegelikult vale. Üks statistika, mis mind veel nii-öelda natuke raputas, on see, et kui ma iga päev vähemalt 1 tunni, ütleme siis scrollin seal sotsiaalmeedias, siis nädalas ma teen seda kokku 7 tundi. Mis tähendab seda, et võtame, et kui on ütleme keskmiselt 30 päeva kuus, siis kuus mul kulub selleks 30 tundi, mis teeb 365 tundi aastas. Ma lihtsalt scrollin Instagramis näiteks. Ja samal ajal väidetavalt räägitakse, et umbes 100 tundi kulub, et mõni uus oskus nii-öelda omandada. Seega ma võiks siis justkui aastas omandada 3 kuni 4 täiesti uut oskust. See on crazy minu meelest, sorry, aga see on crazy, et kui me oma aega päriselt ei mõõda ja aru ei saa, siis see lihtsalt kaob meie käest. Nagu nii lihtsalt. Aga kui me päriselt hakkaks kirja panema, kui palju aega mul millelegi kulub, siis ma saan aru, et see ei ole enam üldsegi selle küsimus, et mul ei ole aega, vaid see on selle küsimus, et kus on minu prioriteedid. Kui sa naudid seda nii väga, seda Instagrami scrollimist või TikToki või mis iganes, do it. Nagu ma ei ole siin keegi, kes peaks mingeid hinnanguid andma. Ma lihtsalt räägin sellest, et kui sa tahad võib-olla olla produktiivne ja oma elus mingit muutust luua, siis see võiks olla võib-olla koht, kus alustada. Nii et jõuame 3. teemani juurde, mis on prioriteetide seadmine. Ja siinkohal ma tahaks öelda kõikidele nendele inimestele, et ma tean, et on neid ja ma ise ka, kellele meeldib koostada to-do liste. Nimekirja asjadest, mida peaks tegema. Ja sorry, aga need nimekirjad on täiesti mõttetud, kui me päriselt ei sea endale prioriteediks, mida on vaja teha ja mis jääb sinna nimekirja lõppu. Kui see on lihtsalt nimekirja asjadest, siis võib juhtuda, et seal nimekirja lõpus on asjad, mis päriselt vajavad tegemist ja nimekirja alguses on sellised, et võiks teha ka, ma ei tea, võib-olla järgmine nädal, ei ole sellised kriitilised ja kiireloomulised tegevused, mis tegelikult tuleks ära teha. Seega, kuidas siis seda to-do listi enda kasuks tööle panna, kuidas päriselt asjad ära teha, minu number 1 lemmikmeetod, mis aitab mul vältida seda, et ma ei hakkaks asju edasi lükkama, vaid ma päriselt teeksin ära need asjad, mida on vaja teha. Ja selleks on Eisenhoweri maatriks. Ma panen selle ekraanile ka, guugeldage, pange see endale kirja, tehke endale see tabel ja hakake asju tegema. Sisuliselt esimene neist on siis, kui see on tähtis ja kiire, siis see on asi, mida sa peaksid tegema esimesena. See on kiireloomuline asi, seda on vaja kiiresti ära teha, siis see tuleb teha kohe. Seda ei saa lükata sinna nimekirja lõppu. Teiseks, mis on tähtis, aga mitte nii kiire, siis see on asi, mida tasuks võib-olla planeerida ja ajastada. Paned endale kalendrisse, sinna jõuame ka kohe. Paned endale kuskile mingisuguse taski, mingisuguse ülesande, et võt sellisel ajal ma sellega tegelen. See ei ole see, et nüüd praegu miski põleb, ma pean sinna jooksma ja seda nii-öelda lahendama. See on selline üsna tähtis ülesanne,
aga sellel ei ole võib-olla tähtaega nii kriitilist, ma saan seda planeerida kuskile. Siis on 3. punkt, mis on kiire, aga mitte nii tähtis. Noh, siis selle maatriksi järgi tuleks justkui see kellelegi delegeerida. Näiteks kui sul on võib-olla mingi oma tiim tööl, siis võib-olla sa saad oma mõnele tiimiliikmele selle delegeerida. Kui sa oled kodus perega, siis võib-olla aitab kaaslane sind sellega. Kui sul nüüd tõesti pole võimalik seda kellelegi delegeerida, sest et meil kõigil võib-olla ei ole oma mingeid isiklikke assistente, siis see on ka üks nendest ülesannetest, mis tuleks pigem nagu ruttu ära teha. Nii et see jääb sinna nimekirja pigem algusesse, ütleme võib-olla teisele kohale, on ju. Et see on ka oluline. Ja nüüd 4. mis ei ole kiire ega ei ole ka tähtis. Noh, ma ei tea. Ütleme, et sa tahad, ma ei tea, kodus midagi muuta või on mingi väike projekt, et selline, et nice to have, nice to do, aga see ei ole ei kiire ja see ei ole tegelikult ka nii-öelda elumäärava tähtsusega hetkel, siis see on see asi, mida sa võiksid sealt to-do listist nii-öelda võib-olla eemaldada üldse. Kui sul on tõesti väga-väga palju asju, mis on näiteks kiireloomulised ja väga tähtsad, siis need on need asjad, mis tihti meid segavad sealt to-do listis, võib-olla tekitavad isegi natukene ärevust, et appi mul on nii palju teha, aga tegelikult kui mul on seal väga palju neid asju, mis ei ole kiired ega ei ole ka tähtsad, siis see on lihtsalt nagu müra, mis mind tegelikult pigem ärevusse ajab. Nii et seda pigem ära tee. Pigem sa võid jätta selle märkme endale kuskile ma ei tea, lisapaberile, kuskile lisanotsidesse, et kui mul tekib aega, kui ma saan oma nende asjadega, mis on minu jaoks väga-väga olulised ja väga tähtsad ja väga kiiresti on vaja ära teha, kui need on mul ilusti tehtud ja mul on veel aega, siis need on need asjad, millega ma hakkan siis tegelema. Et Eisenhoweri meetod, palun võta see kasutusse, kui sind huvitab, kuidas oma elu produktiivselt ja hästi elada, siis võta see kasutusse ja usu mind, need to-do listid saavad päriselt tehtud. On ju? Ja nüüd me oleme jõudnud 4. teemani, mis on minu enda väikesed nipikesed, väikesed praktilised trikikesed, mis mind iga päev aitavad, et mul saaksid asjad tehtud. Number 1. Ma tegelikult tahaksin siinkohal öelda, et kui sa ei ole minu täitsa esimest videot vaadanud, mis võib-olla natukene praegu mulle endal tagasi vaadates on veits cringe, aga mine vaata. See räägib üldse harjumuste tekitamisest ja kuidas oma ellu võib-olla luua mingeid häid harjumusi. Ja see läheb nüüd natuke kokku selle teemaga, mida ma praegu räägin. Ehk siis need väiksed nipid ja trikid on ikkagi minu jaoks saanud harjumusteks, mille peale ma tihti enam ei mõtle, vaid lihtsalt teen. No näiteks, mida ma endale olen nimetanud selliseks 5 minuti reegliks. Ehk siis kodus just, ma mõtlen. No kellele meeldib teha nagu mingi tunde ja tunde koristada, võtta see aeg ja koristada. No ausalt ma ei viitsi. Aga mul on enda peas tehtud, et mul on 5 minuti reegel. 5 minuti reegel tähendab siis seda, et kui see tegevus, ma suudan enda peas nagu välja mõelda, et see võtab vähem aega kui 5 minutit, siis ma teen selle ära kohe. Näiteks, ma ei tea, mustade nõude masinasse panek, puhaste nõude masinast väljavõtmine, kappidesse panek, pesu pesema panek, pesu kuivatisse tõstmine, kuivatist pesu lappimine. Ühesõnaga, sellised väiksed 5 minuti tegevused, mida ma saaks nagu niimoodi natuke mööda minnes teha. Need tuleb ära teha kohe, sest kui need väiksed 5 minuti tegevused kogunevad, noh, ütleme, sul on vaja mustad nõud masinasse panna, sul on vaja lisaks veel, ma ei tea,
tolmuimejega tõmmata, sul on vaja kuskilt tolm tõmmata, siis sul on vaja riided lappida, siis sul on vaja riided pesta, siis sul on vaja kuskilt midagi veel sättida, ühesõnaga neid asju koguneb, siis sul tekibki see, et appi, mul on nii palju teha, see võtab nii palju aega, kust ma leian selle aja. Ühesõnaga tekib juba, hakkab see niimoodi peas kerima, hakkab see stress tekkima, hakkab selline ärevus tekkima, et issand ja tegelikult see omakorda võib olla demotiveerimata, ma ei viitsi midagi teha, sest täiesti lõpp nagu. Teised saavad õues ilma nautida, mina pean hakkama siin kodus koristama, onju. Aga kui ma niimoodi mööda minnes teen need asjad kohe ära. Noh, meil on ka kodus ikkagi mingisugused reeglid paika pandud, et kui me teeme süüa, siis peale söögi tegemist ikkagi kohe koristatakse köök ära, pannakse nõud ära. Lastega tegelikult samamoodi, lastel on omad reeglid. Kui nad on mingite asjadega ära mänginud, siis nad panevad need tagasi sinna, kus nad võtsid. Ühesõnaga, 5 minutit. Kui sa näed, et see võtab aega vähem kui 5 minutit, siis tee kohe ära. Nagu päriselt, tee ära. Ja kui sul on see 5 minuti reegel juba selge, siis on mul sulle üks 2 minuti reegel veel. Ja see on nendel hetkedel, kus mul on selline, sest et ma olen inimene, mul ka tekib selliseid hetki, kus ma mõtlen, et issand, okei, täna ma peaks tegema mingi kapikoristuse. Ma tean, et see võtab aega rohkem kui 5 minutit. Mul on selleks praegu aega, aga ma tahaks lihtsalt diivanil levatada. Ma ei viitsi, ma ei taha, mul pole motivatsiooni. Ja siis ma lihtsalt mõtlen, okei, ma teen seda asja vähemalt, panen taimeri käima, ma teen seda 2 minutit. 2 minutit ikka viitsin teha ju. Aga see kuidagi, see 2 minutit ja siis ma nagu pean ennast välja, mõtlen, okei, 2 minutit ma lähen teen seda kappi. Või vannituba näiteks koristan või mingi selline asi, mida sa nagu väga ei viitsi teha, sa tead, et see võtab rohkem aega, siis sa kuidagi nagu trikitad ennast, et okei, ma teen seda ainult 2 minutit. Ja see 2 minutit käivitab minu ajus mingisuguse sellise protsessi, et ma ei suuda lõpetada. Ma tean, et ma olen juba algust teinud, ma näen seda lõppu juba, ma näen seda lõpptulemust, see on juba siin nagu käekatsutav, see võib-olla võtab minult aega veel, ma ei tea, 15 minutit, 20 minutit. Ja ma ei suuda, ma pean selle lõpuni tegema. Ehk siis see 2 minutit on nagu selline teine trikk, kui mul on selleks aega, mul ei ole küll viitsimist, mul ei ole seda motivatsiooni, millest me rääkisime alguses, on ju seda tunnet. Siis ma trikitan enda aju selle 2 minuti reegliga, et ma teen seda asja vähemalt 2 minutit ja voilà, distsipliin, tekib motivatsioon, ma näen seda tulemust, ma teen selle ära, pauh, veel dopamin ka, on ju. Et 5 minuti reegel, 2 minuti reegel. 3. Ja see on selline nagu mindset shift kind of thing, mõtteviisi muutus siis eesti keeles. Ja võt see on asi, mis võib-olla nõuab natuke rohkem aega, nõuab natuke rohkem vaeva, nõuab seda, et mul on mingid harjumused juba tegelikult tekkinud. Aga see on see, kus ma ise ennast võib-olla vahepeal pean korrale kutsuma. Ehk ja läheb see kokku natuke sellise võib-olla tänulikkusega. Võib-olla mõned teist praktiseerivad sellist nagu tänulikkuse mõtteviisi või ka võib-olla mõnda tänulikkuse päevikut, et mille eest ma olen näiteks tänulik, on ju, iga päev kirjutad. Et see läheb natuke sellega kokku, aga see aitab mul mingites asjades enda nii-öelda mõtteid korrastada ja aitab mind ennast nagu korrale kutsuda ja need halvad mõtted nii-öelda endast nagu eemale tõugata, sest et me tegelikult ju saame valida, mis mõtteid me mõtleme nii-öelda. Ja see on see, et ma asendan sõna pean mingites asjades, mingites lausetes, mida ma peas nii-öelda kerin, on ju, või mõtlen asjade sõnaga ma saan. Ehk siis, toon näite. Tihti on see, et appi ma pean jälle süüa hakkama tegema või ma pean perele süüa hakkama tegema, on ju. Aga kui ma nüüd korraks mõtlen ja asendan selle pean sõnaga saan, et ma saan siin oma ilusas kodus, ilusas köögis oma kõige kallimatele inimestele, oma perele süüa valmistada, siis see natukene ikkagi nagu tõstab seda motivatsiooni, tõstab mu tuju, paneb mind märkama, et
mul on elus väga palju privileege, mida ma iga päev võib-olla ei taju võib-olla nii palju, sest ma elan siin, see on minu keskkond, see on minu tavapärane elu, on ju. Aga sellistel hetkedel sa võib-olla korraks tuled nii-öelda maa peale tagasi ja saad aru, et aga ma saan, mul on see võimalus oma lähedaste eest hoolitseda, on ju. Et selline väike mindset shift ka siia juurde võib-olla. Nii, ma võtan lonksu ka vahepeal, sest et suu hakkab juba kuivama. Ja ma annan ühe väikse triki veel, mida ma teen. Kui mul on mingisuguseid asju, mida ma oma peas niimoodi tahaks nagu edasi lükata või tihti on see mingite asjade otsustamisega, ma ei tea, kas minna trenni või mitte minna trenni. Noh, sellised mõned hetked ikkagi elust nagu ju tekivad igapäevaelus, et ma ei ole selline kogu aeg go, ikka on vahepeal selline, et ei viitsi ja tahaks nagu lössu vajuda kuidagi. Siis ma annan endale kogu aeg, ma panen endale nii-öelda deadline'i või sellise märgin ära aja, vot selleks hetkeks peab mul see otsus tehtud olema ja vot sellest otsusest ma enam ei tagane. Kõik. Näiteks olgu see 10 minutit, 15 minutit, noh, ütleme, kell on praegu 11:10. Ma siin praegu otsustan, et kas minna trenni või mitte minna trenni, ma ei tea, minna jalutama või mitte minna jalutama, kas hakata raamatut lugema või mitte hakata raamatut lugema. Aga vot 11:20 näiteks peab mul see otsustatud olema. Ja ma panen ennast sellisest natuke pinge olukorda võib-olla. Ja ma olen endale välja mõelnud tähtaja ja teinud iseendaga kokkuleppe, millest teinekord taganeda on üpris nõme tunne. Ja vot selleks hetkeks peab mul see otsus tehtud olema ja vot noh, tulgu või mis iganes asi, vot selle otsuse vastu ma ei lähe. Et selline võib-olla natuke otsustamisjulgus ja kiirus ja oma iseendaga kokkulepetest kinnipidamine on see, mis võib-olla tekib selle väikse trikiga. Et see on ka niisugune asi, mis võib-olla alguses on veider. Mulle endale seda praegu rääkida tundub nagu normaalne, aga võib-olla keegi, kes pole endale selliseid asju võib-olla ellu implementeerinud, võib-olla on natuke veider. Aga noh, see aitab mul oma mõtteid ka nagu paremini juhtida. Ehk siis mul ei teki seda pidevalt mingit stressi, pidevalt mingit müra, et mul on nagu nii palju asju, mis nõuavad otsustamist, aga ma ainult kogun neid siia ja siis ainult mõtlen neist, aga päriselt nagu mingit tegevust sellele ei järgne. Et kui ma olen ise endale mingi aja pannud, vot selleks hetkeks on mul see otsus tehtud, vot nii on. Kõik. Nii et need on need väiksed nipid, minu varrukas, mis mind igapäevaselt natukene aitavad võib-olla distsiplineerida, võib-olla mitte ainult tunde ja motivatsiooni ajendil elada, vaid päriselt asjad ära teha. Ma rohkem ei anna, sest ma arvan, need on piisavalt, et teha mingi valik, võib-olla vähemalt üks neist valida ja oma ellu proovida implementeerida nii-öelda. Palju võib üks inimene öelda implementeerida? Ma ei tea, kas eesti keeles on veel mõni sõna kasutusele võtta. Ühesõnaga, võta neist vähemalt üks ja proovi vähemalt nädal aega. Ja vaata, eks? Nii, ja jõuame viimase teemani. Kui sa oled siia jõudnud, väike aplaus sulle, sa oled väga tubli. Ja nüüd kõige olulisem teema veel, see lõpp. Kui meil on selge, kuidas me oma aega kulutame, kuhu me oma aega paneme, kuidas me oma to-do listi prioritiseerime Eisenhoweri meetodi abil, on ju. Nüüd meil on väiksed nipid, kuidas me muid asju nagu oma ellu, kuidas me nagu korda loome, kuidas me endas motivatsiooni tekitame, kui meil ei ole seda tunnet, läbi distsipliini, läbi nende nippide, on ju. Ja nüüd me saame hakata kõike seda planeerima. Ja kõige parem koht, et üldse päriselt asju planeerida, on kalender. Ja kui sul ei ole kalendrit, siis sorry, aga ma ei tea, mis sajandis sa elad. Nagu päriselt. Tänapäeval on nii palju, nii kasulikke võimalusi, kuidas oma aega hästi planeerida ja päriselt asju nagu kirja panna, et millal ma mida teen.
olgu selleks, ma ei tea, Notioni äpp do listide tegemiseks. Mina isiklikult oma aega ja kõiki ülesandeid, mis ma tean, et mul on vaja teha, olgu selleks mingi projekt, on see mingi tööülesanne, mis nõuab rohkem aega, olgu selleks trenni planeerimine päeva, olgu selleks, ma ei tea, YouTube'i video editimise aeg, ükskõik mis, kõik läheb fucking kalendrisse. Sest muidu ma ei saa neid tehtud, ma ei tea, millal ma saan teha nagu neid, sellepärast et mul ei ole selleks aega planeeritud. Ja kõik need vägevad erinevad ja erilised äpid ja asjad on toredad, aga ma ütlen ausalt, minu kõige lihtsam ja kõige parem lahendus siiani on tavaline Google kalender. See on juba sellepärast, et see on minu Gmailiga ühendatud, ehk siis mul on väga lihtne kui mul on kellegagi mingeid koostöid või projekte või mis iganes me teeme, on ju. Meil on mingi kirjavahetus, paneme mingi aja, mul on väga lihtne neid miitinguid nii-öelda enda kalendrisse siis lisada. Ja ma lisan sinna kõike, ma lisan sinna päriselt kõike, olgu selleks siis, vot sellel kellaajal ma panen oma YouTube'i video üles, vot sellel kellaajal ma teen selle 30 minutit koristust. Kõik läheb kalendrisse, sest et kui sa seda kalendrisse ei pane, sorry, sa ei tee seda ära. Minu arust vähemalt, mina vähemalt mitte. Esiteks, ja ma tahan siia öelda, ma olen nii nagu passionate praegu, aga miks kalender on hädavajalik? Number 1, see vähendab minu ärevust. See vähendab seda, et ma ei käi ainult oma peas neid nimekirju läbi, et mul on vaja seda teha, mul on vaja seda teha, millal ma jõuan, kus ma leian selle aja, appi. Ma ei jõua, ma ei saa, mul on nii palju teha, on ju, kogu see ärevus hakkab juba pinnale tekkima. Selle vähendamiseks, et mul ei oleks need siin peas, vaid need on päriselt kuskile ära planeeritud, siis ma ei pea mõtlema selle peale. Ma ei pea mõtlema selle peale, et millal ma lähen, ma ei tea, Briannaga kooli asju ostma. Vot sellel päeval, sellel kellaajal me lähme ja teeme selle ära. Kõik. Või et millal mul on aega trenni minna. Vot õhtul kell 6 lähen trenni. Või millal ma loen raamatut. Vot sellel kellaajal, on ju. Kõigepealt ma panen oma Eisenhoweri meetodiga need prioriteedid on ju paika, et me paneks sinna kalendrisse ikkagi need asjad kõigepealt, mis on vaja päriselt ära teha. Aga see ausalt, ma luban, see muudab su elu palju rahulikumaks, kui sa oled saanud panna asjad kalendrisse. Ja meil on, me näiteks Mihkliga jagame kalendrit, mis tähendab seda, et kui mul on vaja, esiteks ma näen tema nii-öelda päevakava, nii-öelda tema näeb minu oma, ehk siis ja kuna meil on lapsed ja lapsed vajavad ikkagi hoolt ja ikkagi järelevalvet, on ju, kui nad on meiega, siis näiteks, ma ei tea, toon näite, mul on vaja minna arsti juurde või mul on vaja minna juuksurisse või mul tahan minna trenni, siis ma vaatan, millal ma saan panna, millal on Mihklil aega, millal tal on näiteks vaba auk, sinna ma näiteks ma panen oma kalendrisse selle asja kirja ja ma saadan kutsega Mihklile, et ta näeks, et vot sellel kellaajal on lapsed tema nagu juhtida, tema hoole all. Ehk siis ei teki seda, et ma panin endale juuksuri, okei, aga sul on need asjad hoopis tegelikult plaanis, on ju, et aga mis me nüüd siis teeme? Kas meil on vaja lapsehoid? Kas meil on vaja, kes mida peab tühistama? Neid olukordi võib tekkida ja see selles mõttes mõnikord tekibki, aga üldplaanis, kui ma saadan talle kutse, ta on selle vastu võtnud, ta teab, et sellel kellaajal mind ei ole, ma ei saa aidata võib-olla mingite teiste asjadega. Ja see toimib ülihästi. See toimib juba sellepärast, et see jätab ära need mingid konfliktid, et kuidas sa, ma ei tea, planeerisid sinna selle, kui mul on hoopis see või et sorry, ma ei saa, mida me teeme, kelle vastutada see nüüd on ju. Et ausalt, kellel on pere, siis ma ei tea, see on meie elu nagu väga-väga palju paremaks muutnud, ma ütleks, et kumbki meist justkui ei pea loobuma oma mingitest tegevustest, mis me tahame teha. Olgu selleks, ma ei tea, sõbrannadega õhtusöögile minek või ma ei tea, Mihkli mingid turniirid või asjad, on ju. Et jah, pange kirja. Ja veel, mis ma soovitan teha kalendrites, on teha mingisugused plokid, kui vähegi võimalik. Ma ei tea, näiteks tööl.
see on see plokk, kus ma tegelen meilidega ja siis sa paned sinna mingid task'id, näiteks mul on sellele meilile vaja, see projekti tahab mingit tagasisidet saada, see. sul on see meilide plokk. siis sul on näiteks mingi loovtöö plokk, siis sul on näiteks vot siin sa tegeled selle projektiga plokk, et sa paned nagu mingi struktuuri enda päevale paika. Ja kui sul on ja kui sa oled näiteks selline rohkem nagu loomeinimene ja sa oled juba selline super hea ajaplaneerija näiteks ja sa oled ennast ka nagu analüüsinud põhjalikumalt ja sa tead, et vot nendel tundidel päevas ma olen rohkem nii-öelda lahti loometööks. Ja seda võib-olla on natuke raskem planeerida, aga vot ma tean, et õhtul ma olen nagu väsinud näiteks peale kella 3. Mul ei tule mingeid häid mõtteid enam. Päev on olnud juba omajagu pikk, on ju, et vot siis ma ei suuda. Või vastupidi, ma olen näiteks kell 7 õhtul, mul hakkab täiega nagu tööle kõik. Vot siis hakkavad head mõtted tulema, on ju, siis panen need kirja. Või siis näiteks sa tead, et sa oled hommikul hästi nagu terav. Sa oled hästi välja puhanud, sa tead, et su mõte töötab vot siis kõige paremini, on ju, vot siis ma teen need rasked asjad nii-öelda ära. Need asjad, mida ma võib-olla ei viitsi pärast nagu pärastlõunat teha, kus mul on juba sihuke, natuke hakkab selline nagu, hakkab tekkima nagu sihuke motivatsioonilangus nii-öelda. Aga hommikul ärgates ma olen motiveeritud, ma olen hästi välja puhanud, vot siis ma teen ära need asjad, mis on minu jaoks kõige ebameeldivad või mis nõuavad minult näiteks kõige rohkem mõttetööd. See on see, mida mina näiteks teen. Et praegu ka kell on 11:30, on ju, selle video filmimine nõuab minult omajagu energiat, omajagu mingisugust särtsu ja mõttetööd, siis ma tean, et ma tahan selle teha kindlasti ära esimese poole päevast. Ma ei taha seda jätta nagu teisele poole, kus ma võib-olla hakkavad mingid muud olulised asjad nagu sisse jooksma, võib-olla mingid sellised erakorralised asjad ja võib-olla mul ei ole selleks enam aega nii palju, võib-olla mul tekib mingi ärevus, et mul on vaja seda teha, aga äkki ma ikkagi ei jõua, on ju. Et seda vähendada, ma tean, et ma olen selleks hommikul endale aja planeerinud ja ma teen selle ära ja ma olen nagu rohkem selline energilisem, ma ütleks, et seda saab ka planeerida, et vastavalt sellele saad näiteks kalendrisse endale need ajablokid panna, millal sa millegagi tegeled, olgu selleks näiteks mingi meilide vastamine, mis on üsna võib-olla tüütu ja nüri tegevus, on ju. Või siis näiteks õhtul, ma ei tea, mingite asjade korrastamine või sellised mingid lihtsamad asjad nagu. Ja miks mitte näiteks panna endale mingite erakorraliste asjade plokk, näiteks mingi õhtul, ma ei tea, kella 5-6 ma tegelen mingite selliste asjadega, mis päeva jooksul mõnikord võivad sisse tulla, millega ma pean ikkagi tänase päeva jooksul tegelema, siis ma tegelen sellel ajal. Panengi iga päev kalendrisse, panen nagu plokki erakorraliste asjade plokk näiteks. Ja nüüd, kui sul sellel päeval näiteks ei tulnud neid asju sisse, oli siuke mõnus päev, siis sul on justkui nagu siuke tund aega näiteks nii-öelda vaba aega. Näiteks teha siis neid asju, mis sul seal to-do listis olid mitte kiired ja mitte tähtsad. Olgu selleks siis mingi, ma ei tea, tahad minna raamatupoodi chillima või whatever, mis iganes seal listis oli, vot nüüd sul on see vaba aeg, nüüd teed seda näiteks. Et miks mitte. Vali see kalender, mis sulle endale tundub nagu kõige mõistlikum, kõige parem, kõige mugavam kasutada, sest see on nagu number 1 asi minu meelest, et kui sul ei teki seda mugavust, siis sul ei teki ka seda harjumust ja siis sa ei pane endale asju kirja. Minul läks ka omajagu tegelikult aega, et mingeid asju hakata kirja panema. Aga nii kui ma seda tegin, siis mul hakkasid nagu asjad palju paremini liikuma. Selles mõttes, et ma tundsin, et mu peast kadusid need nimekirjad ära. Ma teadsin, et mul on küll mingeid asju, mida ma pean tegema, aga ma teadsin, millal ma neid teen. Ehk siis mul ei tekkinud seda müra sinna pähe. Et leia endale kalender, mis sulle sobib. Ma räägin, mina kasutan kõige basic umat Google Calendari, sest et see lihtsalt ühtib minu igast muude harjumuste ja elustiiliga kõige paremini. Aga mulle tegelikult meeldib teinekord kasutada ka täiesti tavalist märkmiku kalendrit nii-öelda. Ma oleks nüüd muidugi näidata, on ju, ma ei hakka näitama praegu, mul on mingid asju kirjas ka, aga ma kirjutan endale ka nädalaplaani näiteks, et siin on see projekt, siin on seda vaja teha, siin on vaja minna, ma ei tea, Briannaga arsti juurde, siin on Lionel mingisugune
arst on ja mul on endal võib-olla mingisugune asi. Ma panen nagu mingid suuremad asjad, mida ma tean, et on vaja nendel päevadel teha, ma panen ikkagi kirja paberkandjal märkmikusse ka, sest et mul justkui tekib sihuke nagu ja seda mul meeldib näiteks pühapäeval vaadata, et tekib selline nagu bird view, kuidas see eesti keeles on siis linnuvaade või? Ühesõnaga, et kui ma pealt ülevalt alla vaatan, siis ma näen justkui nagu sellist nagu suuremat plaani, et vot see nädal tuleb selline nädal ja mul saavad need asjad tehtud, on ju. Et miks mitte, mina ise olen hästi nagu selline loovinimene ka, et mul on natuke vaja sellist nagu võib-olla nagu mingit markeritega kuskilt midagi tõmmata, on ju. Ja natukene ise kirjutada ja joonistada, et mul tekib selline nagu selline planeerimine juba tekitab minus natuke seda motivatsiooni neid asju teha. Et miks mitte. Aga üldplaanis ma ütleks jah, et leia enda jaoks selline mugav lahendus, mida sa päriselt nagu hakkad kasutama ka. Vot. Võtame selle video siis korraks nagu kokku ka. Kuidas ma siis kõike jõuan ja kuidas sina hakkad kõike jõudma ja kuidas sa oma elu hakkad nii hästi ära planeerima ja motiveeritult tegutsema ja mitte loodma ainult motivatsioonile, vaid sa oled distsiplineeritud ja elad oma elu tegelikult rahulikult ja nendel puhkehetkedel sa päriselt puhkad. Number 1, ole enda vastu aus. Mõõda 1, 2, 3 päeva oma aega. Nagu pane kirja, kui kaua sul millekski aega läheb. Number 2. Prioritiseeri. Tee neid to-do liste, aga päriselt prioritiseeri, mida on vaja teha ära kohe, mis on asjad, mida ma võin teha homme, mis on asjad, mis on nagu nice to have, aga tegelikult mulle meeldib neid lihtsalt ainult üles kirjutada. Noh, las need jäävad nendeks hetkedeks, kui sul tekib seda lisaaega, on ju. Ja pane asjad kalendrisse kirja, nagu päriselt. Pane kirja. Ja ma luban sulle, et sa elad tegelikult palju rahulikumalt, palju stressivabamalt. Nagu nendel puhkehetkedel sa tõesti ei käi enam läbi neid nimekirju, mida sul on vaja teha, vaid sa päriselt oled kohal, sa päriselt puhkad. Mulle meeldib ka puhata, mulle meeldib ka chillida ja ma tahan seda teha nagu täiega, aga ma ei saa seda teha täiega, kui ma tegelikult olen stressis, on ju. Et ausalt, nii kui sa need asjad endale ära planeerid, siis sa planeerid aega ka puhkamiseks ja sa päriselt puhkad. Sul on päriselt aega iseenda jaoks, oma pere jaoks, oma mingite hobide jaoks. Sul tekib aega, mitte sa ei saa enam öelda, et mul ei ole aega, ausalt. Vot. Ja ma arvan, et ma ei taha seda videot tõesti siin rohkem pikemaks venitada. Ma arvan, et see sai piisavalt, ma loodan vähemalt sisukas sinu jaoks. Kui see sai, vajuta like. Siis ma näen, et sulle see video meeldis ja sa võid mulle jätta alla kommentaari, kas sellised nagu videod sulle meeldivad, kas sa tahaksid siit rohkem sellist sisu näha, sest et ma räägin need nipid, mis ma siin panin, andsin teile. Need on tegelikult väga väike osa nendest asjadest, mida ma oma ellu olen võib-olla implementeerinud, et kuidas olla produktiivne, et võid vabalt alla jätta kommentaari, et kas sooviksid näha võib-olla veel selliseid nippe ja trikke, kuidas oma mingeid harjumusi muuta, kuidas produktiivsust endast tekitada, siis mul on neid nippe jagada veel, siit varrukast on veel võtta välja mõned. Nii et ma hea meelega seda teeksin. Nii et ma loodan, et sa võtad siit midagi kaasa, kui ei võta, that's okay, see on sinu elu, sa tead, kuidas seda elad, mina elan seda nii. Ma loodan, et siit ikkagi üht-teist võib-olla kõrva taha jäi. Aga olge siis tublid ja näeme juba järgmine kord. Tšau! Üks asi veel. Kui sa ei ole mu kanalit tellinud, siis palun vajuta subscribe. Davai, tšau!